tere! Tere tulemast kõigile kuulama või vaatama spordipanustamise teemalist saadet Petime. Mina nagu ikka Oskar Taimla, saadetan Kristjan Häätero ja Andres Okoloviga. Nagu näete, meil on siuke Halloweeni teemaline... Spooky season, Halloweeni teemaline õhkkond siin ehk tuleb juttu täna hirmsatest asjadest, aga muidugi kohe küsimus, et Halloweeni puhul, et kuhu kostüümi... Ma arvan, et Kristo Saage kohe ütleks, et kas hirmus asi on su vabaviske tehnika, et ole... Seda ei ole sobilik eetrisse lasta. Kohe julmalt puid. Ei, ma tahaks küsida, et kus on nagu kostüümid, et tegelikult võiks ju siin nagu igast sporditeemalisi kostüüme ju leida. Kuhu kostüümid jäid? Minu kostüümid kahjuks ei mahu enam selga mingil põhjusel. Ma ei tea, mis on juhtunud. Mul on isegi mõned kostüümi ettepanekud või ideed näiteks, et Andres oleks võinud tulla näiteks Mati Alaverina. Kas siis, mis ma oleksin tulnud küsima siin inimest, et kas te tahaks kiiremini suusatama hakata, et mul on kontakte. Kindral. Ei no tegelikult oleks ju jumala geniaalne Halloweeni kostüüm olla nagu Mati Alaver. Esiteks ma arvan, et suht lihtsalt saab nagu ära tuntavalt nagu... No sa pead selle suusavesti panema, mis tal alati seljas oli see, kus need sponsorid on peale. Ja habe ja ma arvan ka Eesti spordis üks hirmsamaid asju, nii et olete neid dokumentaale vaadanud ka, Andre? Ei, ma ootan, et see Apollo kinodesse jõuaks Kindral ja siis ma lähen vaatama, et ma sinna... Solarise kõrvale ei julgenud minna. Aga mis ära pani? Pealtnägi? Pealtnägi oma ma ei vaadanud. Nii palju, kui ma kuulnud olen, see film pidi olema natuke parem. Kristjan? Ma Pealtnägijat vaatasin, et oli väärt vaatamist, ma arvan, spordisõpradele. Lahkame korraks veel seda Alaveri teemat, et siin võib-olla, mis see nagu teie arvamus on, et siin nagu mina olen ainult seda Pealtnägi esimest versiooni, esimest osa, seda teist ma veel ei ole näinud, ma kavatsen seda kindlasti vaadata. Ja selle esimest ka nagu natuke kumab läbi see, et võib-olla et siin saaks nagu argumendi teha, et on ju, et aga et mis nii hirmus mees see Alaver siis oli, et põhimõtteliselt tegi ei milleski, tegi Eesti suusatamise suureks ja tol ajal tahaks öelda, et kõik tegid. Ma arvan, et mitte ainult tol ajal, et ilmselt see, ma nüüd ei taha öelda nagu dopingu, aga ilmselt sellisel tasemel kõik eliittasemel sportlased ikkagi kombivad väga kõvasti neid piire, mida nad nagu tarvitavad, et mis ained ja see, kas nüüd seda tuvastatakse või see on mingi teatud normides on ju, et seal see nii-öelda paar protsenti edge, mis sa võib-olla saad sellest, on ilmselgelt nagu väga-väga oluline ja eriti kui teatud riikides me teame ka, et Venemaal see oli isegi nagu riiklikult kontrollitud põhimõtteliselt, et ma arvan, et sellised ekstreem vastupidavusspordi, et see ei ole ka tänapäeval mingi eriline asi, kui see nüüd tuleb välja, et patustatakse kõvasti, kas siis nüüd kasvuhormooni või mis iganes huvitavaid asju seal nagu on. Et sinu silmis on Alaver ikkagi kangelane? Ei, no tore ju ikka, mis ta tegi, et selles mõttes muidugi, kuidas see nagu kõik juhtus, on nagu kole ilmselgelt ja eks sa ikka nagu tahad, et sportlased oleks puhtad, aga kui mees poleks nagu vahele jäänud, siis poleks küsimust, et Andruse võidusuusad ja asi oleks korras, et jah, tegelikult oli tore hetkes vähemalt, kui need medalid tulid. Kristjan, sina suure talispordi austajana või fännina, kui sa mõtled siis sellele nüüd Alaveridele ja Veerpoludele, kas nagu kui palju sinus seda... Kas palju sinus on seda õlgade kehitamist, et nii oligi? Ütleme, et ma olin tol ajal nii noor, et ma ei tajunud, et selles mõttes oli tore. Aga ma olen kindel, et kui ma oleksin siis olnud tol ajal juba vanem, siis ma kindlasti, mina isiklikult, kuna ma olen neid teemasid ise mingil määral nagu uurinud, et ma ise jälgisin jalgrattasporti päris pikalt ja kõik see, tegelikult seda juttu oli ju päris palju nagu nii-öelda, mida Eesti meedia ilmselgelt nagu väga üles ei tõmmanud ja aga nagu Skandinaavias oli, ma arvan, juba see arvamus, et eestlased nii-öelda on petturid, oli juba ammu, et selle koha pealt nagu minu jaoks see nagu maine kahju ja kõik see on nagu ilmselgelt ei tasunud seda ära. Aga nagu jah, mul nagu klappis see sellega, et ma olin siis noor, et ma ilmselgelt tol ajal ma nautisin teda 100%, ma mäletan, ma esimest korda hakkasin, mul oli juba mingi hetk nagu ka nagu veits, aga ütleme, kui see Veerpool tuli tagasi ja ta seal 2009 Liberec siis nagu 40-aastaselt tuli mingi põhimõtteliselt ei kusagilt peale mingit pikka põlvevigastust ja tõmbas kogu maailmale nagu jälle 15 klassikas kroti päe. Ja siis ma olin juba veits nagu vanem
ja siis ma olin küll, et oi, et see ikkagi ilmselt ei ole kohe kindlasti aus mängija ja siis ma juba olin nagu Andrus Veerpalu vastu ja siis mind juba häirisid kõik see, et kõik nagu jutud, kõik infokillud, mis nagu kuskilt meediast tulid välismaalt, siis oli kõik see nii-öelda vandenõu nii-öelda kasti visatud, mis hiljem tuli välja tegelikult, et ilmselt see ei olnud vandenõu, vaid lihtsalt asjad hakkasid kärisema vaikselt. Ma olin ju isegi veel noorem kui sina tol ajal, ma nagu mäletan ka neid nagu neid juba kahtlusi juba enne, et kui sa nagu vaatad, et sul tüübid sõidavad maailmakarikas stabiilselt 20 kohale ja siis järsku tuleb MM ja kutid on seal top 10 rivis on ju, et või top 5, top 3 rivis, et aga ma mäletan muidugi sellega see counter-argument oli umbes see, et me umbes siis ei olegi nii kõvad mehed, et meie nagu peame ajastama oma vormi. Aga tegelikult see on nagu pigem kahtlane. See on nagu spike, nagu sul see performance hüppab nagu väga palju too aega, et nii ma saan aru, et te kumbki nagu ei läheks nüüd, kui peaks tulema uus üritus, et usume Andrust, et Raekoja platsil kõik hoiavad nii-öelda nagu ketis kätest kinni ja kõik ma ütlen, et ma olin nagu noor, et selles mõttes need emotsioonid, mis ma tol ajal sain, olid ikkagi nagu sellised, ütleme top 3 nagu spordiemotsioonid eestlasena, mis on saadud. Et selles mõttes on nagu on ikkagi tore, aga nagu jah, nagu ilmselgelt see kokkuvõttes ei tasunud ära. Selle teema lõpetuseks on viimane punkt on muidugi see, et aga et kui siis me räägime, et eestlased, et seal vahetult tiitlivõistlus või ongi, et Veerpalu, ma ei tea, mis tal oli jalg murtud või mis tal häda oli ja tükk aega midagi ei teinud ja siis tuli jälle maailmameistriks on ju. Et see on küsimus, et kas siis tõesti, et kui me räägime, et kõik tegid dopingut, et kas meil siis oli teistest nagu nii palju parem doping või kuidas see nagu nii hästi realiseerus ka, sest me hiljem Veerpalu enda pojaga olime näinud, et doping ja mehel isegi top 50. No selles mõttes, et see Max Hauke siis, kes oli see põhitüüp, kes seal nagu nii-öelda nõel veenis nagu istus ja nagu lasi endal seda verd sisse ja siis ta nagu ütles ka, et see nagu umbes on mingi 1-2 prossa ainult tegelikult, mis see nagu annab sulle juurde, aga no see oli muidugi ainult see siis ja, aga no seal on ikkagi, mina usun nagu ikkagi seda, et selles mõttes sa pead ise ka nagu mingil määral nagu mees olema, et nagu näha olen siis need Karel ja Andreas Veerpalu ja kes seal veel nagu kõik oli, et isegi paned dopingut, oled seal mingi need top 40, top 30 on ju, et Tammjärv tegi ikka top 20. Esiteks, ma arvan, et Alaver oli selles nii-öelda sellest, kuidas sa dopingit võtad, millal sa võtad, mida sa võtad, kui palju sa võtad, on ju. Et Alaver oli ilmselt selles nagu ikkagi maailma tipp ja ta oskas nagu seda nii-öelda siis võib-olla mõned teised kasutasid ka, aga nad olid mitte nii efektiivsed. Oi, me võtame seda ravimit ja nüüd me oleme kohe kiiremad, aga tegelikult on ikkagi oluline ju isegi võib-olla mis kellaajal sa võtad enne magama minekut, enne raskeid trenne, enne lihtsaid trenne, mitu tundi enne võistlust, seal on kõik sellised väiksed nüansid, mida nagu Alaver kindlasti oskas maksimaliseerida, et oli ju nii-öelda ka meditsiinitaustaga, et ta oli nagu või keemia, et ta nagu oli selles väga tugev, et ma arvan, et ta nagu Eesti, ma arvan, mehed ikkagi oskasid selle dopingu enda kasuks ilmselt paremini panna tööle kui enamus teised mehed, aga ilmselgelt Veerpalu ja Mae nagu kõikide juttudega ilmselgelt nad tegid nagu roppu moodi trenni, et nad olid mõlemad mingi väga räiged trennimehed, aga nad ei olnudki nagu võib-olla sportlastena nii suured talendid, et nad juba noorteklassides ja oma karjääri esimeses poolest tegelikult olid ju päris kaugel tipust. Seda tahtsin öelda, et kui Veerpalu ju enne kui siis väidetavalt kui see dopingu muster hakkab pihta, ta oli ju ta mingi ei olnud top 30 suusatajagi on ju. Ja siis mul on küsimuski, et okei, üks asi on see doping, aga kui me ütleme, et kõik tegid on ju, et kas siis nagu Alaverile tuleb nagu ka võib-olla sportliku treeningu või treeneri osa pealt nagu kiitust anda, et üks asi on okei, et dopingut boosteti, aga see, et nagu võib-olla andetud sõitjad hakkasid nagu ikkagi, ma ei tea, tehniliselt mis iganes paremini suudetama. Ei, ma arvan, et kellelgi ei ole öelda midagi Alaveri nii-öelda kompetentsi kohta suusatreenerina. Et siin on ikkagi küsimus on see, et nagu mis nagu piiridest on üle mindud, et ma arvan, et liiga palju. Aga okei. Tegelikult ma tahtsin ühte Halloweeni kostüümi veel soovitada. No. Kõik ehmataks ära, kui nägu näeks. Indrek Kreinbok. Kalev Cramo peatreener Indrek Kreinbok. See on ka päris hirmus asi. Kardad seda oma unenägudes? No ma ei tea, et pikalt see kinni jääga. Kas sa ei arva, et endast lugupidav korvpallivõistkond, et nagu... Aeg on ära saata või? No see nagu mees on abitu lihtsalt.
kas see, mul ei ole midagi Indreku kaitseks kahjuks öelda. kas seal on nagu see, et ta oli ju pikalt ikkagi nüüd Kalevi ja koondises ka abitreener, et ta ikkagi näeb, kuidas seal nüüd teised treenerid, kes seal olid, nagu teevad asju, et kas seal on pigem nagu see, et ta ise lihtsalt ei suuda nagu seda, mida nemad nagu tegid, et ta ei suuda nagu seda ise nüüd nagu ellu viia, et ta ju õpib ka nagu kõrvalt ja näeb, et ta lihtsalt ongi liiga nagu kange. Et ongi, ta on väga töökas, ega ta ei ole rumal, on ju, aga mis jääb nagu selge mulje, et lihtsalt see on parem kui rääkida, mõni asi nagu karakteris ka kinni, et selle ei tundu lihtsalt olevat seda peatreeneri karakterit ja teine asi, mis on nagu väga selgelt nähtav, et see mängija või vabandust, see treener ei suuda nagu mängusiseselt neid otsuseid nagu vastu võtta, et siin on nagu palju case'i olnud, kus siin, ma ei tea, vabavisete ajal, kui time out ei ole, siis on niisugune standardne olukord, et abitreener toob sulle tahvli ja kutsud mehed kokku ja sa lihtsalt näed iga kord, kuidas ta lihtsalt mees nagu kulbiga pähe löödud, lihtsalt nagu täiesti nagu lossast. Ei suuda nagu adjust ida, jah? Aga Cramo on muidugi, kas nagu nüüd välismaalased kogu see squad tundub grammi võrra nõrgem jälle, no vigastused ka muidugi, ma mõtlen, kui sa paned sisse, et siis... Aga kui sa mõtled Rannula aegadele, siin on igasuguseid vigastusi ja asju olnud, et lõpuks sellepärast sul ongi komplekteeritud 12 mehega see võistkond. Jah, Reva Reaalne ütleb, et mina olen homme Halloweeni ajal Kotsarg, ei lähe peole kohale ja ei põhjenda ka, miks. Su naine on süüdi ja Reva... Ja siis hakatakse su naist süüdistama sotsiaalmeedias. Aga okei, lähme saate kallale, et enne veel, et loomulikult kell on nüüd juba 18.11, et kuni 18.30 on endiselt võimalik osaleda Coolbetimäe loosis, mis iga siis Betimäe episood toimub, ehk siis minge Discordi, otsige üles Coolbetimäe alarubriik, pange sinna vähemalt üks vähemalt 5-eurone panus Coolbetis koos pildiga, pange oma Twitchi kasutaja ka sinna ja siis saate lõpus osalete 500 euro loosis, mille on siis meie sponsor Coolbet välja pannud. Ja 2 korda 25 eurot lohutusraha ka. Ja see 500 euro, see on nagu eriti spooky seekord. See on spooky. See on spooky 500 euri, see ei ole clean money, mis sealt tuleb. Aga okei, te tahtsid midagi Kristjan öelda? Ei midagi, mõtlesin, sul see reklaamimine tuleb väga hästi soravalt välja. Me ei ole enam üldse saanud seda teha, et sa oled... Ma olen sulle võimaluse, ütle midagi tore. 500 eurot Coolbetis, lihtsalt kontole, üks panus, kõik. Enam ei saa lihtsam olla, ei ole see midagi hirmsat. Aga ja meil kõlli ei tule, sest et lihtsalt lähme sujuvalt. Lähme sujuvalt edasi, ilma kõllita. Kas me teeme selle väikse pausi ka selle, et nüüd ootame nagu, et see on see... Okei, ühesõnaga, siis Halloweeni puhul hakkame rääkima hirmsatest asjadest, et ma ei tea, kust pihta hakata, et võib-olla jätame selle maiuspala viimaseks, mida siin kõik ootavad. Siin on nagu, ütleme, et spordiga ja spordipanustamisega seoses on ka teisi hirmsaid asju juhtunud ja juhtub kogu aeg. Et võib-olla nagu arutame mõndi neid hirmsaid ja spookisi teemasid. Näiteks ilmselgelt on Räägi. Kristjan ei jõua enam ära oodata. Ühesõnaga, üks teema, mis on nüüd aktuaalseks saanud, on jällegi NBA-s aset leidnud kihlveopettuste skandaalid, et siin on reaalselt FBI poolt 2 siis tuntud isikut arreteeritud. Üks on siis Terry Rozier, Miami Heat'i tagamängija, teine on Chauncey Billups, Portland Trail Blazers peatreener, et te lägite kommentaarides. Ma viskan vahele, et siin küsitakse, et kas spordi panustamisega on võimalik võlgu ka jääda. Ma võin öelda, et tegelikult sa võid isegi kasiinole võlgu jääda, et ma olen näinud korduvalt, et konto on miinuses. Et see tähendab seda, et siuke võimalus on, et kui sa näiteks mingi panus on sulle valesti võitjaks märgitud ja sa oled raha välja võtnud ja siis nad tagantjärgi märgivad selle kaotuse panuseks, siis osades kihlveokontorites läheb su konto nagu miinusesse. Ehk siis kui sa kannad raha peale, siis see läheb selle katteks. See on päris asi. Aga ütleme, et normaalselt bookmakerid üldiselt on nõus selle nullima nagu ära, aga ma tean, et osad ei luba ja nagu nii on. Et siis on 2 võimalust, kas sa maksad oma võla ära või ei lähe enam. No muidugi, kas see Chauncey Billupsil ei olnud mingi pokkeri teema või ma nüüd olen... Tal oli mõlemad. Täpselt rääkis Chauncey Billups. Jack of all trades, ma saan aru. No, ütleme, et see FBI süüdistus Billupsi suhtes oli siis see, et Vegases nii-öelda siis toimusid pokkerimängud, kus siis Chauncey Billupsit kui tuntud inimest kasutati nagu siis selleks,
et noh, rahvast kokku ajada ja siis mis high stakes pokkerimängud ilmselgelt on ju ja mis professionaalseid pokkerimängijaid kõige rohkem kõnetavad. Professionaalsed pokkerimängijad tahavad mängida kaladega, fishidega, nad tahavad mängida mängijatega, kellel on palju raha, aga kes ei oska mängida ja mis võiks olla ideaalsemad variandid, kui ütleme nii, et rikkad NBA korvpallurid, näitlejad, kõik muusugused tegelased, kes siis soovivad pokkerit mängida, aga seda väga ei oska. Et siis nagu sellega meelitati ka päris palju nii-öelda professionaalsed mängijad sinna ja sellest on tegelikult avalikult ka videosi, kuidas professionaalsed mängijad on rääkinud, et nad on seal käinud ja nad ei läinud sinna, sellepärast et see lihtsalt ei ole matemaatiliselt ja ilmselt see ka sellepärast nad lõpuks vahele jäid, on ju. Et see on lihtsalt matemaatiliselt kuidagi selgitatav, et sa nagu lähed sinna, sa mängid, erinevad profimängijad mängivad väga palju käsi, mingid ilmselgelt silmnähtavalt miinus EV-d pokkerit harrastavate mängijatega ja kuidagi numbrid kogu aeg on nagu nende kahjuks või siis nende harrastajate poole, et see lihtsalt lõpuks matemaatiliselt lihtsalt ei pädenud ja oli kahtlustus nii-öelda profimängijate juba varakult. Ja nüüd see siis jõudis FBI-sse, kus siis tuli välja, et kui ma nüüd ei eksi ja keegi võib kommentaariumis mind parandada, et siis Billupsi selle pokkeri case'i puhul oligi see nii, et oli päikseprillidega mängitud ja see on ainult Billups. Billupsi vist põhiteema oligi rohkem neid inimesi sinna saada, et seal oli nagu teisi nii-öelda halbu mängijaid. Läbi prillide nad nägid siis nii-öelda, mis kaardid olid. See oli minu arust, kas on mingeid teisi kuulsaid NBA-ga seotud inimesi on veel mainitud, Kevin Garnett käis läbi. Paul Pierce ja Kevin Garnetti nimi on nagu läbi käinud. Ja nii palju, kui ma aru sain, siis Kevin Garnetti puhul ei olnud absoluutselt mingit kahtlustust, et tema oleks osaline sellest skeemist, vaid tema pigem oli siis nagu, et äkki ta oli nagu ohver, et ta oli nagu seal käinud mängimas ja justkui võimalik ohver. Et mis oleks muidugi jällegi, ma saan aru, et Billups ja Kevin Garnett vist on omavahel nii-öelda sõbrad ka, et oleks ilmselt jällegi väga nagu inetu lugu, et ma ei tea. Ja siis muidugi see spordipanustamise case Billupsi puhul on võib-olla natuke väiksem ja see on võib-olla, ma tulen hiljem selle juurde tagasi, et räägime sellest konkreetsemalt, et võtame praegu alguses selle Billupsi pokkeri teema või no üldse see Billupsi skandaali on ju, et nagu miks kuidagi väga raske on nagu üldse midagi nagu öelda, et miks on nagu vaja nagu sellises kaliibriga inimesel nagu sellises pettuses osaleda või? No ma võib-olla, see on nagu, mul on jäänud nagu mulje ka, et see ei ole nagu üldse võib-olla sellega, aga samamoodi nagu Michael Porter Jr. Events siis on ju, kes tema ju teenis nagu vähe raha. Ja, aga mul on ka nagu tunne seal, et nagu selles mõttes meie jaoks need mehed teenivad palju on ju, aga ilmselgelt sa nagu võrdled ennast kogu aeg kellegiga, sul on nagu mingi staatuse küsimust, elustiil ilmselt on väga kallis ja kui sa ei ole nagu nii-öelda rahatark, siis sa lihtsalt jooksed nagu tühjaks mingi hetk ja eriti nüüd, kui sul võib olla see karjäär on ju läbi, on ju, ma ei tea, palju need muidugi treenerid teenivad NBA-s, aga noh, kui sa tahad nagu võib-olla säilitada seda sama elustiili, mis sul nii-öelda mingi hiigelaegadel oli, siis sa leiadki nagu alguses võib-olla keegi tuleb, tundub lihtne on ju, väga hea raha võib-olla ja siis sa nagu jääd siin õnge, et see ei taha. No see, et mingi rikkad inimesed tegelevad mingi pettusega või see on ju mingi ülitavaline asi, et mingid ülirikkad jalgpallurid ja kõik ju näiteks püüavad makse mitte maksta ja mingid sellised asjad. See on muidugi natuke erinev asi, et kas sa üritad nagu maksuametiga laveerida või et sa nagu reaalselt petad oma tutvusringkonna inimesi. Okei, aga sa põhimõtteliselt ikkagi ütleme, sa rikud seadust ja sul on riskid sellega, et sa lähed vangi ja kaotad veel rohkem raha, aga et sa nagu rikkad tahavad ikka rohkem raha, see ei ole mingi väga suur üllatus. Ma olen Okei, aga nagu see on nagu ikkagi, ma väidan, et see on nagu erinev, et kas sa üritad nagu siis nagu maksuametit tillist tõmmata või sa nagu tõmbad tillist nagu lihtsalt mingi süstemaatiliselt aastaid nii oma sõpru kui teisi või noh, oma nii-öelda. No, ma ei tea, kui head need, ma ei ole kursis mingi Billupsi sõbrad, sa tead paremini. No okei, võib-olla mitte täpselt nii. Aga okei, ma siis tõstatan teistpidi, et nagu selleks, ilmselgelt sa selleks pead ikkagi olema väga rumal inimene midagi sellist teha, sa oled nagu nõus või? No nii ja naa, ne? Nii ja naa, nii ma kuulen su. Ei, ma ei usu, nagu rumal ilmselt lihtsalt sul see nagu raha nagu trumpab üle ja see tundub võib-olla nii lihtne ka ja kui see on see influence tuleb ikkagi, ma eeldan, et ma ei saa, mul on raske rääkida sest keist, kuna ma ei ole sellega nii kursis, aga et kui see nagu, see ju mõjutus tuleb kuskilt mujalt ülevalt poolt ja siis sealt nagu räägitakse sulle, et kõik on fine ja ilmselt see, ma ei tea, kaua see skeem on kestnud, ilmselt pikka aega. Ongi, asjad toimivad, siis sa nagu oled rohkem sees, raha tuleb ja
kõik on hea ja ilmselt sa hakkad kuidagi... lihtne suur raha meelitab nagu ka mitte kõige rumalamaid inimesi alati. Ja ilmselt sa hakkad kuidagi nagu võib-olla õigustama seda ka endale umbes, neil on niikuinii palju vaata, et umbes, et noh, et nende jaoks see nagu ei ole nii ja noh. Ma ei tea, mis see maffia nii-öelda on ka, see on mingi ütleme siis kuritegelik mingi organisatsioon ikkagi on selle taga, et selles mõttes, kui sa oled nendega kuskil seal nagu näiteks noh, see on see vana asi, et sa teed mingi ühe asja ja siis sa nii-öelda neil on nagu nii-öelda infot su peale, et nad saavad nii-öelda välja pretsida vaata alati või noh, kasvõi lihtsalt vägivallaga või mis iganes. Siin kogu selle asja nüüd jõuame siis selle teise pooleni, mis on nagu spordipanustusega seotud, et Pillapsil vist nagu spordipanustus nagu nii otsest süüdistust ei ole, vaid pigem oli see, et ta vihjas vist siis kellelegi, et ta järgmisel päeval ei kasuta nagu kõiki mängijaid, nii-öelda restib mängijaid või noh, osa tänkimisest ja siis seda infot kasutati ära spordipanustamisest. See siis Pillapsi tuttav kasutas seda spordipanustamiseks ära. Sarnane case oli Rozieriga, aga seal nagu tõestati ära, et Rozier oli ise konkreetselt nagu siis see inimene, kellele toodigi siis koju kohvrite täis sularaha selle eest, et ta teeskles vigastust nii-öelda, noh, palus oma nii-öelda underitele mängida, teeskles vigastust, esimesel veerandal tuli tagasi. Kas ta teeskles vigastust või tal oli lihtsalt mingi söke asi nagu juba varem küljes või? Seal vist on nagu erinevaid case, et ongi, et üks konkreetne case, mis on nagu ära tõestatud, kuigi on nagu mingi videomaterjali, kus ta on nagu näha, et ta nagu mängib lolli ka platsil. Üks case oli jah see, kus ta nagu juba teavitas nii-öelda inimesi, et panustage minu või oma seda siis võrgustikku, et panustage minu underitele, ma esimene veerandaeg võtan ise ennast mängust välja, viidates nagu vigastusele ja siis ta nagu jättis peale esimest veerandaega nagu mängu pooleli. Et siin on selle raames on ju, võime selle Rozieri teema juurde ka korraks tulla, aga selle raames on hästi palju nagu küsitud, et kas see nagu Ameerikas legaliseeritud spordipanustamine on nüüd nagu ma vaatan, et kas see Ameerikas legaliseeritud spordipanustamine on nüüd nagu olnud saatanast sellele nii-öelda NBA-le nagu kahjulik, siis ma nagu tahaks ise väita, et tänu sellele, et no nii, nüüd läks. Proovi keskenduda. Ja, et ühesõnaga, et see ei ole, et üritaks väita, et sellepärast, et Ameerikas legaliseeriti spordipanustamine on nüüd tekitanud sellise case ja nagu, et see on nagu suur süüdlane ja nagu suur paha asi. Eriti need player propsid on väga halvad. Eriti need player propsid, aga nagu ma toon siin nagu kohe vastuargumendi, et me võime nagu arutada ja põrgatada seda. Et nagu reaalsus on ju see, et ega panustamine on ju kogu aeg olemas olnud, see oli lihtsalt enne oligi nii-öelda maffia käes või nii-öelda underground või mustal turul on ju, siis nüüd tänu sellele, et spordipanustamine on Ameerikas legaalne, siis tänu sellele need case'id tulevad ka välja, sellest, et ongi DraftKingsid, FanDuelid, neil on ilmselgelt väga suure firma, väga suurte ressurssidega, väga head nii-öelda tiimid, kes tegelevadki täpselt selliste asjadega, kõik sellised case'id nii-öelda ebaharilikud panustamis nii-öelda mustrid on ju, need tulevad välja ja tänu sellele tulebki neid case'e lihtsalt rohkem välja, on nagu minu väide. Ehk ma väidan, et nagu nii-öelda integrity mõistes nii-öelda spordipanustuse integrity mõistes on see, et spordipanustamine on legaalne Ameerikas pigem hea kui halb. Ma olen nõus kuulama teie vastuargumente, kui teil on. No jah, ma üldiselt pigem olen nõus, et ja see ei ole nagu ainult Ameerika, et ilmselt iga nii-öelda reguleeritud, eriti nagu hästi reguleeritud nagu nii-öelda see gaming või noh, hasartmängu nagu ringkond on pigem nagu positiivne, et see ei ole mitte ka ainult nagu just nüüd mingi nagu integrity'ga seoses, vaid ka noh, mingid teised asjad, mingid rahapesud ja nii-öelda noh, millest me ka pärast nagu jõuame rääkida, et sõltuvused asjad, et ma nagu kindlasti olen nõus, et sul on palju suurem võimalus, et sul DraftKings nagu reportib sellist asja kui see, et see on kuskil mingi offshore asi, kus sul on mingi kahtlane litsents vaata ja nagu umbes noh, pühitakse suht kiiresti nagu kuskile vaiba alla, et aga noh, ma ei tea, Kristjan, kas sa nõustud? Ma olen nõus muidugi, et aga üldiselt jah, kui ma sotsiaalmeediast jälgin nagu mingeid arutelusid, ütleme Twitteris, X-is sellel teemal, et siis see USA inimeste nagu üldse see arusaam kuidagi sellest spordi panustamisest on nagu nii kuidagi veider, et näiteks kui mingi siuke case tuleb umbes, et näiteks, et ongi, et nagu,
et nagu panustajad siis kaotavad nagu hullult palju raha sellega, et see on nagu mingi spordi nagu bookmakerite mingi vandenõu. Kogu aeg on nagu see, et nagu keegi peab jälgima neid, et need tulemused, et nagu nemad nagu fiksivad neid tulemusi, vaata. Ja see on nagu minu jaoks nii absurdne asi, et nagu umbes, et oi, me saime nüüd täna nii palju raha siin, täna kuradi Tom Aspinalli peale, et nüüd kindlasti, et teeme kõne peale, teeme kõne peale, et Vegas teab, et siis nagu see on see, et nagu kunagi saa aru, et mingi tulemus läheb mingi järsku ühel, näiteks on mingi, juhtub mingi anomaalia, et näiteks, et mingi tiim tuleb mingi NFL-is teisel poolel 30 punktist kaotasest välja, siis on umbes mingi fix'i siin, vaata obvious. This is not possible, et book'is on mingi brändis, mingi siukene nii-öelda, saad aru, mis on mõtled? Ma saan aru, et see on nagu nii kuidagi nagu jabur, et nad ei saa aru, et see nagu üks pool siis võidab ja teine alati kaotab. No NFL on kõige korrupted, no jah, ma ei tea, kuidas enne Tyson Ward reebi mõtled, ja ma mõtlen, ja seal 3-6-5 oli hea, seal oli kiire kõne. Kuule, mingi Eesti kuradi no seal oli hea, sündikaat on peal. Mirotits viskas meelega vabaka mööda, see meid viskaks mööda. No ei, seal ei tea. Kõik mehed läksid lauast eemale ja Tyson Ward võttis laua peale ära. Aga kuidagi see on nagu see, mis sa tõid, see on nagu, et kuidagi Ameerika nagu... Selle case'iga käib ka see, et on nagu mingi kuritegelik jõuk, aga siis süüdistatakse ikka nagu pukisid. Aga ikka mingi panustatud raha siin. Ja tegelikult ongi nagu nendes case'ides ju on spordi või no kihlvekontorid on need kannatajad tegelikult. Isegi mitte kannatajad, vaid nii-öelda kangelased, kes toovad selle kuriteo päevavalgele. Aga mul on, see on ainult USA teema ju. Nagu Euroopas näiteks, kui sa mingi kuuled ala, no ilmselt nii-öelda tippsportlastest see Lukas Paketa, kes mingi West Hamis, et ta fixis kollaseid kaarte ja sa nagu, ta tegi seda, aga sa mingi umbes ei kuule, vaata sellist juttu, mingi on mingi ülipahad, vaata nagu see on nii nagu mingi USA teema ja mul on tunne, et seal on kõik nagu üle selle võlli. Aga see ongi natuke, ma arvan, et see on natuke see, võib-olla andestav, et see ongi nagu Ameerika spordipanustaja või spordisõber ongi sellel teemal harimatu, et meie oleme siin Euroopas eriti Inglismaal on nagu see jalgpall on väga suur. No ongi üles kasvanud sellega, et spordipanustamine ongi kogu aeg käepärast on, see ongi osa nii-öelda mingis mõttes osa nagu spordipanustamise maailmast on ju ja nagu sellest saadakse aru on ju. Samal ajal siis nagu Ameerikas see ongi nagu nii-öelda uus asi vaata, et nagu, et see on nagu nii kättesaadav sulle ja inimesed võib-olla ei tule nagu siis sellega nagu hästi toime. Ma olen kindlasti nõus jah, et juba sellest ajast, kui ma nagu siin valdkonnas tööle hakkasin, käisid nagu umbes need jutud, et USA on nagu mingi 10-15 aastat nagu maas Euroopast, et kõik see, kuidas seal nagu noh, ma ei hakka nagu sinna, aga noh, et nendel mingid polnud võimalust umbes live bette vaata teha, et Euroopas samal ajal mingi tehti ainult live bette vaata, et noh, lihtsalt ilmselt tuleb nagu, läheb aega, et see asi nagu saaks paremaks, aga... Me kõik oleme ju ka kokku puutunud nii tööalaselt nii Ameerika panustajate mustriga kui Euroopa panustajate mustriga ja see on nagu on näha lihtsalt ongi seda, et isegi kui me ei räägi mingi Sharp või elukutselisest panustajatest, aga räägimegi nii-öelda tavalisest recreational panustajast või nii-öelda hobikorras panustajast, siis sa ikkagi näed ju selle mustri ära, et keskmine Euroopa panustaja ikkagi natukene teeb loogilisemalt või läbimõeldamaid panuseid. Kui siis Ameerikas ongi see, et kui sa oled kuskilt Mississippist pärit, siis Mississippi Ameerika jalgpallitiim võidab iga nädal. No seal ei ole muidugi midagi teha, et kui me nüüd räägime, siis see Mississippi kunagi vaatasin, oli USA osariikidest mingi 52 umbes, see 52-st on, et noh, põhimõtteliselt neil on mingi väljend ka, et at least it's not Mississippi, et noh, ilmselt nagu seal mis ta mõtleb, millega see Mississippi see on nagu see, seal on Euroopa, siis on USA ja siis on nagu see Mississippi nagu on see skill nagu, et seal oli no väga ikkagi väga nagu noh, ma ei taha, no amatöörlik nagu selles mõttes, et me saame siit sellest teemast vist sujuvalt nagu edasi minna, et seal on USA-s on see nagu see mentaliteet on nagu, et inimesed on nagu oma arust üli nagu teadlikud spordist, nad arvavad, et nad teavad spordist nagu üli hästi, kui USA peab ennast mingi maailma parimaks spordirahvaks, võib-olla nad ongi. Ja siis on nagu need fännid, nagu, kes seal mingi iga kuradi kolledži mäng on mingi kuradi 50 000 venda kohal ja NFL-id, NBA-d, ma ei tea, kui palju nad jaksavad seda sporti vaadata, see pole reaalne aine. Et siis on kõik on ka suured eksperdid nagu, et mis hakkab juhtuma ja siis nad siis nii-öelda teevad oma panuseid vastavalt oma superteadmistele ja siis nagu no see ei lõppe nagu hästi, et neil on see kuidagi see enesekindlus nii suur enda teadmistes nagu ja siis sealt nagu hästi palju käib ju läbi igasuguseid mingeid USA tipstereid, ma nagu ei usaldaks põhimõtteliselt neid mitte kedagi nagu, et seal on nagu see, et kõik on nagu kuidagi müügimehed lihtsalt, noh. Müügimehed, et see USA on jah, siuke
enne kui me veel selle nagu teemat nagu lukkuma, ma tahtsin nagu seda ka tuua, et kas te arvate, et nagu nende skandaalidega seoses toimub nagu Ameerika või ütleme siis konkreetselt nagu Ameerika sportide või NBA, mis seal oli, et Boston on ka Ameerika nimi, sealt see enne. Boston esindab meil ameerikanlikku panustamist, aga ei, et kas tuleb nagu, kas mingisugust nagu muutust võib ka tulla nagu selle spordi sellest, kuidas nagu, no ma toon näite, et siin on nagu räägitud, et miks ei võiks näiteks, kui me räägime player propsidest, on ju, siis noh, antud ongi, et siin on küsitud, miks üldse player propsidele saab panustada, on ju, sellest, et ilmselgelt, et see on väga populaarne, on ju, rahvas engaging nii-öelda, on ju. Et kas näiteks player propsid ei võikski olla näiteks Ameerikas nagu regulatsioon, on ju, et siis saabki panustada ainult nii-öelda saavutustele. Nagu sellele, et ainult LeBron viskab 40 punkti või 45 punkti, aga mitte selle, et keegi viskab alla, et see võtab siis justkui võimalused ära nii-öelda sohkida. Ja siis teine küsimus ongi see, mis konflikt on kohe Ameerika sporti sisse toodud, on see, et justkui meelega kaotamine on ilmselgelt, kui me räägime spordi panustamisest, kui sa nagu meelega kaotad ja keegi panustab, siis seal on nagu konflikt, aga tanking on ju nii-öelda Ameerika spordis sisse kirjutatud, seal tulebki see Billupsi case ka, et sa siis justkui teavitad, et homme me nagu ei lähe võitma või nii-öelda puhkama oma mängijaid, ja siis võib-olla sa ei teegi seda pahatahtlikult võib-olla ma ei räägi antud juhul, aga no ütleme case, kus treener ütleb, et kellelegi oma sõbrale ütleb, et kuule, mul on homme mäng, aga ma ei tea, et Wembanyama ei mängi, et me ta mingi resti. Ja siis see ongi nagu, sest me tahame tänkida, vaata, ja siis ongi põhimõtteliselt teoreetiliselt on ju see nagu meelega kaotamine, keegi saab selle info ja siis saab selle eest nagu panustada, et selle konflikt on natuke sisse kirjutatud. See info on see, et see info ei tohiks enne välja tulla, kui ta on avalik kõigile bookmakeritele ja inimestele. Aga sama probleemi all on ju kõik Euroopa sport samamoodi. Eesti liigas on ka ju infod ju lekivad kuskilt, kus bookmakerid ei tea, et mingi mängija on kas saanud vigastada, keegi on haigeks jäänud, keegi tuleb tagasi, et need infod lekivad, et ma isegi ei tea, kuidas see nagu mingi nagu Eestis on näiteks, kas on üldse räägitud sellest klubidele, et nagu mingid treenerid, mingi sõbra, kes küsitakse, et jõu, et kas meil täna siin kuradi Metsalu on rivis või ei ole, et see kõik mõjutab tegelikult ju nagu panustamist. Me oleme isegi näinud, ütleme, et ongi, ma toon suva näite, et Oliver Metsalu saab, homme mäng, Oliver Metsalu saab trennis, väänab hüppeliigest, siis kui see info liigub, siis see nagu mõjutab seda kihlveoturgu nendel nii-öelda, kuigi see pole avalik info, et kuidas siukseid asju nagu reguleerida. No võib-olla mitte nagu samal teemal, ma ei usu, et umbes hakatakse nagu piirama seda, et sa saad ainult nagu nii-öelda positiivsele nagu asjale panustada, et aga võib-olla üks asi, mis on ka nagu on see lihtsalt, et kui palju nagu keset spordiüritusi üldse nagu tohitakse nagu näidata neid kihlveokontorite reklaame, et praegu nagu põhimõtteliselt nii-öelda, no ma NBA-d nagu ei ole nii palju vaadanud, aga paljud spordid on ikkagi sellised, et sul kogu aeg jooksevad nagu mingid reklaamid. USA NBA-s on seal fändjuheli need mingi live, näed, meil on laivis nüüd siuksed otsid. Ja no NFL-i vaatasin ju ka, et seal ikkagi jooksevad kogu aeg, et seal nagu isegi see nii-öelda see presenter ise nagu loeb välja selle, et umbes täna, et see tüüp on mingi see on 2, vaata, et ta teeb mingi touchdowni, mis iganes, et võib-olla nagu hakatakse seda piirama, et see on ka nagu võib-olla mingi teise väljavaatega. See on mingi lastele nagu ja niimoodi. Sama üt, et nad on Euroopast mingi 20 aastat maas, et Euroopas on seda mingi, teatud riikides mingi väga agressiivselt, ütleme Skandinaavias, UK-s, paljudes riikides on nagu reklaamidele väga-väga karmid nagu nõuded või ei võigi üldse reklaamida enam, on ju. No Eestis näiteks ju kasiinod selles mõttes ei tohi üldse reklaamida, et sa võid panustamist reklaamida, aga seal on ka väga tugevad kriteeriumid, kuidas sa tohid reklaamida. Eesti liigas käis meil, kas mitte Levadia särgi sponsor ei olnud mitte kihlveokontor, mis ei ole Eestis üldse legaalnegi. See oli Kaljul see Marspet, aga sa umbes ei tohi nagu reklaami teha, et mingi kuule jõu, et tule kohe panusta umbes siin, vaata, et sa pead nagu umbes laveeritakse nagu selle ümber, et see lihtsalt paned nagu pildi näiteks enda sellest, et see on range jah, aga USA-s praegu on ikkagi põhimõtteliselt igal pool nagu kohe laks teed lahti mingi mäng kohe, tule. Aga kui me tuleme nagu nüüd Eestisse selle jutuga või selle sama reklaamiga näiteks, et mis sa arvad, kui palju see siis nagu Eestis spordivaatajad mõjutab see, et neid kihlveokontorite reklaame on nagu väga palju, või kui palju nagu või näiteks oletab, et kui Eesti võtaks vastu seaduse, et Eesti kihlveokontorid ei tohi nagu reklaamida, kui palju see päästaks nii-öelda mõne sõltlase langemaks sinna küüsi? No jah, no ma arvan, et
selles mõttes, et kui sul on nagu nälg on suur, siis sa leiad nagu toitu igalt poolt. Pigem on see, et see nagu mitte sa ei päästa nagu olemasolevaid, vaid sa päästad uusi inimesi. Tekita uusi. Jah, et see nagu noh, kui palju sa mõõdad seda, aga ma arvan, et sellest oleks kasu küll, kui need reklaame ei oleks nii palju nagu overall. Mina olen kindlasti nende reklaamide vastane, et inimene, kes tahab panustada päriselt, tal on huvi selle vastu, ta leiab selle tee või mis iganes, aga ma ei leia, et spordi panustamine ja kasiinod peaks olema niisugune asi, mida reklaamida peaks, mida ma muidugi ise siin tal paar aastat teinud. Aga me selles mõttes ikkagi püüamegi nagu püüame nagu rääkida, et kuidas siis nii-öelda pöörata see nii-öelda enda kasuks, et tavainimene, kes ei teagi mitte midagi ja ta nagu läheb sinna kuhugi saidile, siis on 99,9%, et ta kaotab raha lõpuks, et aga me nagu püüamegi nagu õpetada, et kuidas nagu paremini nagu aru saada, et mis seal toimub ja kas üldse tasub mängida või ei tasu ja mida tasub ja nii edasi, et jah, nagu ma arvan, et need reklaamid, noh, kulutatakse ikka jube palju raha nendele reklaamidele ka, et no et eks need vahel tekib nagu küsimus, et nagu nii suuri summasid, et kas see nagu saab nagu päriselt kasumlik ka olla või et seda raha lihtsalt nii palju, et kuhugi peab panema? Ei, no seal on rohkem nagu küsimus, et sa nagu ehitad nagu võib-olla seda brand awareness'i nagu ja mingid selliseid asju, et see, et kui palju sa otseselt nagu seda tagasi saad, on suht raske nagu mõõta, aga jah, meil on Eestis on jah, nagu ilmselgelt ju need klubid ju, ma ei tea, kõik jalkaklubid, asjad. Ja no muidugi korvpalli ju OpTibet, Estlat Liiga on ju. No ei, no meil on võistkond, meil on võistkonnad Keila Kuulbet on ju, meil on võistkond Paide Betmasters, meil on nagu võistkond on nimes, Taltek Bet. Üks asi on muidugi, noh, seda saab ilmselt nagu ka mitmeks lüüa, et seda nagu klubi nimi võib olla, aga sul ei ole mingi tänavatel ja televisioonis ja internetis nagu asju, et noh, seal on ju mingid piirid, sa ei pea olema ju nagu mingi 0-100-ni vaata see plokk, et seda lihtsalt vähendada. Minu siis ongi siuke natuke nokk kinni, saba lahti, et samal ajal me ei saa nagu eitada seda, et spordi kasiinode nii-öelda reklaamiraha on meie spordi nii-öelda see on kasulik. Meie spordi nii-öelda majanduslikult toimetulemise jaoks põhimõtteliselt tänapäeval juba asendamatu instrument. Et kas kujutaksid ette, kui sa võtaksid kõik kihlveokontorite rahad Eesti spordist ära, nagu see on, kus see raha tuleb? Minuga nad ikka opereeriks ikka edasi, sealt ju maksutulu laakub ikka, aga no ilmselgelt need sponsorrahad ja kõik need nimebrändid, mis tahaks, et aga ja no üks asi on jah see, kui ongi sul mingi asutus nimetatud selle järgi, et aga no teine asi on see, kui sa oled internetis ja mingi iga 10 sekundi tagant karjub keegi sulle kõrva, vaata, et no väga paljud need nii-öelda reklaamid, mis sul kuskil YouTube'is vahel nagu jooksevad, on ka ikkagi seal on nagu kindlad inimesed, kes ikkagi panevad oma reklaami sinna ja see on nagu täiesti teadlik, et seal järsku sul on nüüd mingi Puffi või Unibeti või OpTibeti või ükskõik millise nagu kihlveokontori reklaam või sa teed flashcore'i lahti ja sul on seal igal pool on ainult 365 bännerid, et see on ju väga nagu teadlik, et nii-öelda leitakse väga nii-öelda agressiivseid viise, kuidas kogu aeg sulle seda nii-öelda silme ette panna, et noh, ma vaatan siin Kristjan on Sportalis praegu on ju ka ainult nagu noh, muidugi see on väga nii-öelda kihlveo nii-öelda pettimise leht juba spetsiifiline, aga noh, igal pool ju on, et ma pigem olen ka nagu vastu, et aga selles ma ise arvan muidugi, et noh, kihlveokontorite ju nii-öelda kõik see maksutulud on ja et see on nagu positiivne ja see, et see nagu legaalne on ja Eestis on nii-öelda väga palju firmasid registreeritud on ja et see on Eesti riigile nagu hea, et see on see Eesti 200 ja mis Tanel Tein on seal proovinud nii-öelda läbi suruda seda, et seda makse veel langetada nii-öelda. Et rohkem opereerijaid siia meelitada. Veel rohkem tuua nagu Euroopasse, et ma arvan, et no jah, ta on siuke, me ei tea täpselt ju, mis endaga kaasa toob, et no, minu arust on see väga selge. Aga laias laastus ma olen nagu selle poolt, et seda nagu vaadata vähemalt selles suunas ja siis noh, alati saab hiljem kunagi tagasi tõmmata, kui vaja. Ma arvan, et see teema, mis sa tõid, ma arvan, et see on teema, mida võiks me loodame, et võib-olla mingis saates me saame nagu ka spetsiifilisemalt arutada. Ma ise lihtsalt võtan nagu, mis mina arvan sellest, et see on nagu riiklik kämbel. Ehk see nagu reaalselt nagu Tanel Tein Eesti 200 surus läbi selle, et ta nüüd ise teeb. Ilmselt pluss CV panuse, ma arvan, kõik on nõus, et see on pluss CV panus, aga ta on nagu väga suure
payout'iga, suure otsiga, aga nagu sul on nagu suur risk, et nagu ma ei tea, kas see bankroll management selle panusega nagu paigas on. Et seal nagu tuleb väga palju nagu riske, et nagu sellega, et sa neid makse alandad, on ju, sa ju short term, aga kohe insta väga palju raha kaotama, on ju, sest sa saad vähem maksutulu, on ju. Ja nüüd see mõte on see, et sa tood nüüd hästi palju uusi tulijaid sisse, aga mis siis saab, kui nüüd keegi Maltalt vaatab, et Eesti langetas 4% selle ja nüüd, et oi-oi, me ei taha kaadata neid opereerida, langetame selle ise 2%, et siin tuli mingi hea kommentaar, ma saan aru. Et parim reklaam oli see, kui Gert Kullamäe tegi Phoenixbetil YouTube videoks content'i, käis mentorist circa 10-aastasi lapsi ja jagas neile Phoenixbeti logoga rätikuid. No see on juba nagu... See on see, et ilmselt see Kullamäe ise ka nagu ei mõtle, et noh... Aga no ma olen nagu pigem nõus, et seda nii-öelda uut nagu klienti, et eriti noort inimest peaks nagu, et ma nagu ei oleks absoluutselt, no kasiinoreklaame reaalselt ma tean, et nagu Eestis ei tohi näiteks teha. Miks tohib spordi panustamise reklaami teha? Et ilmselgelt ma nagu töötan selles valdkonnas ja no mul... See lõpuks ongi see, et kui sa teed, võtame Kuulbeti näite, on ju. Või ma ei tea, kas Kuulbetil... vahet pole, mis bett, on ju. Et kui sa teed oma brändile reklaami läbi spordi panustamise, sa teed automaatselt kasiinole ja siin ei ole nagu... Et selles mõttes see seadus on nagu juba lonkab businessi mõttes nagu ilmselgelt ma ju nagu tahaks, et tulge kõik vaata, kaotage nagu mingi raha, aga see nagu nii-öelda inimlikult ei ole. See on muidugi kõik need vanad teemad, et lõpuks on see, et oi, spordi panustamist võib, kuna see on skill, aga kui sul on see vähene, see skill, siis sind limiteeritakse ära ja siis sa ei saa panustada, et siis sa ikkagi nagu ei saa. Siin on oma need loophole'id igal pool. Aga ma arvan, et kell tiksub peale, meil on vaja nüüd mahlase teema. Enne kui me jõuame Bonsa teema, ma tahtsin veel lihtsalt kiirelt, et Kristjan ka siin mainis, on ju, et aga me oleme siin üritanud, et ikkagi, et kui me ei aita kõiki võitvaks, panustaks siis vähemalt äkki aitame mõnda inimest vähem nagu kaotada, et kaua me seda saadet siin teinud oleme. Üle 2 aasta. Päris kaua juba. 53 episoodi vist, kui ma nüüd ei eksi. Ja olgem ausad, ma arvan, et kõik saavad aru, on ju, et me ei saagi lõpmatuseni, nagu me esimesed 10 osa tegime, nagu rääkida matemaatikast ja lugeda sõnu peale ja bankroll managementist, see on vist võimatu, on ju. Me oleme läinud nii-öelda palju meelelahutuslikumaks oma sisuga ka, on ju. Et siis, kui see kokku võtta nüüd... See on küsitav. Kas see sõna või meelelahutus polnud õige sõna, aga nii-öelda softimaks siis oma teemakäsitlustega. Ma lihtsalt nagu küsitaks seda, et mis me tunneme, kas me oleme nagu aidanud ka mingit seltskonda võib-olla paremini majandama oma spordimaastamisega või äkki see meie plaan on olnud pigem counterproductive ja me oleme innustanud võib-olla mõningaid inimesi liiga palju rohkem panustama. Mul on päris tugev. Ma arvan, et need, kes nagu tahavad päriselt, need on nagu midagi kaasa võtnud, aga kui sul on nagu savi ja sa nagu, mis ilmselgelt paljudel on, et las need tüübid pläravad, vaata, ma tõmban nagu kombot, siis selles mõttes, et ükskõik, mis ma ilmselt räägin, ma nagu ei veena sind ümber. Et see nüüd, kas siin tüübid laksivad oma mingi 5-fold nagu CL-i kombo favosid, et kui maks safe on ja mingid, et nüüd tuleb on ja siis ma arvan, et ükskõik kui palju me siin nagu võime nagu rääkida, kui halb see on, siis reaalsuses see nagu inimene sa nagu ei jõua temani lihtsalt, aga ma arvan, et on ka piisavalt inimesi, kes võib-olla lihtsalt ei ole nagu nii vokaalsed, kellele ikkagi mingil määral me oleme aidanud ja eks me oleme proovinud ka nagu mitte ainult saate raames, vaid ka kommuuni raames nagu mingi küsimusi olnud ja nagu õigele nagu reele aidata, et kuidas võiks nagu asjale läheneda. Kristjan? Ma laias laastus tunnen, et see efekt, mida me lootsime, pigem ei ole nagu realiseerinud. Aga eks mingeid asju ikka on nokitud, et ma tean, et mingid inimesed vähemalt võib-olla näiteks ei tee enam nii palju cash out'e lambist. Et see on nagu, see cash out on halb, et see on nagu lihtne, see on nagu mustvalge, sellele nagu see, et cash out ei ole põhimõtteliselt mitte kunagi hea, nagu see on mingi väga harv juhus, kus mis iganes olukorrad on muutunud. No keegi saab näiteks vigastada ja see jõuab kiiremini reageerida laivis näiteks mingi lootsile, aga siis inimesed on näiteks sellest aru saanud, et no jaa, aga ja Bostonile on väga, see on omaette inimene, omaette kategooria. Ei no, kombo. Me ei ole ju öelnud kunagi, et kombod on nagu mingi kurja juur, on ju, siin Boston siis et hätta teeb ka kombosi. Et kombod oleks otseselt nagu halvad, vaid see on lihtsalt väga nagu selges seoses, et bankroll managementis, et kui palju sa neid kombosid teed ja kui suurte nagu summanega, ma segasin sul vahele, Kristjan. Tahtsid veel? Ei, mul ei olnud midagi öelda. Ma ei lasku hetkel Bostoniga siin diskussiooni. Aga okei. Üks asi veel, mida me siis saate ajaloos suutsime
mis ma olen nüüd kipsis omadega, mis juhtus, mingi asi, mis juhtus on. See oli väga hirmus asi. Väga hirmus asi, pani mind kokutama ja sudistama. Spooky asi. Spooky asi oli see. Et ühesõnaga, kunagi me alustasime siis saadet ja tegime siis, tahtsime nagu, see oli üks ka põhjus, miks me tegime, et ei olnud nagu spordipanustajate kommuuni, on ju. Et see oli see, et me lootsime nagu saavutada, mis tänaseks päevaks, ma arvan, see on nagu päris toredasti nagu realiseerunud, et küll on, ma arvan, tasemed väga erinevad ja ka nii-öelda eesmärgid väga erinevad, aga meil on spordipanustajate kommuun, mis on nagu äge ja tore. Millel on isegi laule. Millel on isegi laule. Kommuunil on oma laule. Aga kuidas see siis oli, et me olime WinTV nii-öelda Discordi serveris, seal oligi üks chat, kus käis mõnus jauramine, oli tore, aga mingi hetk see kasvas nii suureks ja jauramist oli nii palju, et inimesed hakkasid nõudma, et tehke nagu saab channel'id ja seal võib rahulikult endale tuhka pähe raputada, et tol ajal me nagu... Oliveri süü, kõik on Oliveri. Süüdistame Oliveri, jah, et Oliver... Sellepärast ta enam siin ei ole. Sellepärast ta saigi WinTV kinga, et ta ei saanud sellega hakkama. Ja ühesõnaga siis tuli siuke isik nagu Bonzo, kes siis tegi nii-öelda põhimõtteliselt samast kommuunist siis inimesi kutsus uude kommuuni, kus ta oli väga hästi nii-öelda teinud erinevad alarubriigid, see on siis seesama WinTV Discord, see Petiimi Discord, mida te praegu näete, siis loomulikult mingi hetk me nagu siis arutasime ja võtsime Petime nii-öelda kriuga selle konkreetse Discordi üle ja sellest sai nii-öelda Petime Discord, aga selle raames jäi nii-öelda Bonzole siis admini roll. Ja ma arvan, et me kõik siin mäletame seda aega, et nagu see Bonzo meile tundus algusest peale, ilmselgelt kindlasti mitte võitev spordimanustaja, sellest pole midagi rääkida, aga üsna natukene võib-olla kahtlane tüüp, aga nagu otseselt ei saanud nagu midagi ette heita, nagu nii-öelda admini tööd Discordis ta tegi nagu ikkagi tublisti, oli seal aktiivne või kõik ette taha ära, oli meil mugavam saadet ka teha, et kui ta nagu organiseeris asju. Ja ilma meie teadmata siis vaikselt selgus, et ta oli mis ta oli siis teinud, oma laenukontori püsti pannud, kus ta oli siis inimestelt küsinud laenu, ma olen aru saanud, et enamustele... See on midagi nagu vastupidi laenukontor, reverss. Sa ainult küsida. Laenukontor, mis kõnnib seal ukse taha. Võlakontor, jah. No ühesõnaga ta siis küsis inimestelt laenu. Ma saan aru, et peale esimest küsimist ta vist enamustele maksis ka tagasi ja isegi nagu natukene nii-öelda intressiga, mis tekitas inimestes siis usaldust. Ja siis mingi hetk jõudis see küsimus ka minuni ja ka Kristjanini läbi Bonzo, mis oli siis, ütleme, et juba kahtlane. Ma nüüd täpselt seda aega täpselt ei mäleta, aga peale minult siis saadud esimest eitavat vastust, ta küsis umbes mingi nädal või 2 hiljem uuesti ja siis jõudis veel, kas siis Kristjan sinu kõrvu, et ta on kelleltki veel küsinud, kus siis koorus lõpuks välja, et tuli välja, et ta oli nagu päris suurele seltskonnale juba võlgu. Siin muidugi kirjutati, et neil on chat ka veel alles, et Bonzo ohvrid on selline vestlus isegi. Bonzo ohvrid, siuke vest, et ma nüüd täpselt ei tea, Kristjan, kas sa mäletad, mis see kogu summa on, mille Bonzo siis meie grupi erinevatele liikmetele võlgu oli? Ma kahjuks seda Bonzo summat täpselt ei mäleta. Keegi kirjutas 32 000. Ei, nii palju ei olnud. Siuke summa ei olnud, aga jah, ei, seal oli korralikud summad selles mõttes, et... Ja no mitmed inimesed siin on ikkagi, kas nüüd 7 või mulle nagu... No muidugi, kui see teema seal mingi hetk tuli Discordis nii-öelda avalikuks, siis olid paljud inimesed ka kirjutasid, et nagu, et minu käest küsis ka ja ma ei andnud, ehk siis ta nagu... No see on see Me Too movement. Ma laias laastus, ma eeldan, et ta nagu küsis sealt võimsust kõik inimesed, kes olid ilmselt kirjutanud Discordi või võib-olla isegi kõik inimesed, kes olid seal... Ei, Rebareaalne juba ütles, et temalt ei küsitud, et on nagu... Minult ka ei küsinud. Mida fuckina, mis toimub? Sa oled liiga nagu... Ma olen mingi vaenene. Puur, opti-peti, opti-pukk. Vastan ütles, et ta küsis nende käest, kes panid võiduslippide alla asju. Nägi, kellel raha oli. Okei, et väga muidugi hea strateegia, et vaatas, et kogu aeg kombo kits, et on nagu leebeme. Kristjan, ma segasin vahele, et minu jaoks on nagu jah, et võib-olla tõstata uue küsimuse, et ilmselgelt ju vähemalt olid inimesi, kes pöördus ka meie poole, siis hiljem, kui see nagu kõik hakkas välja tulema, pöördus meie poole, et ka üks põhjus, miks nii-öelda võib-olla mõni inimene julges anda
oli see, et ta oli nii-öelda petime Discordi ja ma arvan, me oleme algusest peale nagu väga palju vaeva näinud sellega, et me nagu noh, et me oleme nagu oleme ausad, on ju, läbipaistvad. Me räägime spordipanustamisest nii nagu ta on ilma ilustamata ja samas ka tõestanud nii-öelda, kui meil oli siin Paavo on ju, et me nagu teame ka, millest me räägime või noh, ühesõnaga, et me ei ole mingisugused nii-öelda järjekordsed tüngamehed jah, ütleme siis nii. Ja siis öeldigi, et see nii-öelda admini staatus oli ka üks põhjus, miks nagu julgeti anda. Et kui palju, ma olen ise nagu mõelnud oma peas, kui palju mina või siis noh, teie või meie tunneme nagu vastutust selle eest, et niisugune asi juhtus. Ma jätan ise viimasena võib-olla vastan, kui teil on. No ilmselgelt selles mõttes see juhtus nagu meie kommuunis ja selle inimesega, kes me nagu valisime admineks, et Kasino Patran ütles, et ilmselt Oliveri tuleb ikka süüdistada. Jah, ei no Oliveri jah, aga ma nagu noh, selles mõttes, et ilmselgelt mingi nagu vastutus seal võiks ka nagu meil olla, aga samas ega me nagu ei osanud nagu teada ka paremini, et nagu inimene nagu olude sunnil sai selle nagu admini koha ja ilmselgelt tegi oma tööd nagu okeilt, et ma ei näinud nagu küll, et ta oli suht aktiivne ja nii-öelda kogukonnas sees ja isegi ei osanud nagu tol hetkel nagu mõelda, et selline asi võiks kunagi juhtuda. Aga eks nüüd oleme nagu targemad ja ilmselgelt ka selline nagu episood, et just nagu teadvustada kõigile, et ärge andke kellelegi laenu, et sa pead ilmselgelt nagu arvestama, et seal sa ei pruugi nagu seda tagasi saada isegi või noh, eriti kui see on nagu mingi reaalselt täiesti võõras vend kuskil mingi internetis. Ma arvan, isegi tõstataks kõige rohkem, et ma tunnen nagu kahetsust selle, et kuidas see nagu ei jõudnud, vähemalt üks inimene, kes näiteks ei andnud laenu, oleks võinud siis meile nagu teavitada. Kahtlane on. No ja, et kuule, kas see ei ole nagu veider, et miks teie grupi admin küsib laenu, et kui see oleks jõudnud meie kõrvu varem, siis me oleks saanud ka nagu varem reageerida, et me saimegi nagu ju sellest lõpuks nagu noh, mina ei saanudki enne teada, kui ta oli mult nagu endalt küsinud, on ju, et alles siis nagu see asi nagu käivitus. Tundub, et no Eesti inimene võib-olla ei taha vaata noh. Kedagi tanki ka panna. Kedagi tanki, tundub, et peaks ise küsima minema, et tundub, no, et... rääkides tanki panemisest, see isiku nimi peaks olema Christopher Mägi. Christopher Mägi ja et hiljem, kui see nimi nagu välja tuli, siis me oligi, siis kui see case oli, et me nagu arutasime ka, et kas see oli nagu nii-öelda, et tal olid nagu head soovid ja et nagu lihtsalt nii-öelda hasartmängu sõltuvuse mis iganes probleemide tõttu nagu langes nagu mingisse auku ja et see kukkus nagu halvasti välja ja langes auku või et see oli nagu süstemaatiline, läbimõeldud, pahatahtlik tegutsemine, siis ega ma nagu lõplikult ei oska seda nagu kinnitada, et kumb see oli, see tundub natuke liiga sür minu jaoks, et ta teeb aasta aega nii-öelda annab kommuunile tagasi ja on aktiivne selleks, et neid nagu aasta aja pärast nagu skämmida. Tundub nagu võib-olla ebareaalne, on ju, aga siis hiljem nagu tulid siis ka meil Discordis välja inimesed, kui sealt said teada, et see nimi on Christopher Mägi, et see inimene ongi nagu seda süstemaatiliselt juba pikemat aega nagu teinud. Et elukutseline. No nii olid jah paari inimesed, kes tulid, et see ei ole nagu nende jaoks üllatus. No isegi päris mitu inimest tuli. No tal vist olid jah mingid vanad Facebooki grupid ja tähendab vanad grupi chatid, kellele oli ta võlgu olnud, et ta on nagu põhiline, et jah, nagu selle inimesega ei tasu üldse nagu rääkida. Ma mäletan, et kui ma ise nagu võtsin talle selle teema nagu üles, kui see tuli nagu avalikuks või nagu minuni jõudis, siis ma kirjutasin ka talle mingi jutu, et mis värk on, et päris nagu väga nagu mingi inetu ja mis iganes. Ja siis ta hakkas nagu mind süüdistama, et ma ei ole üldse mõistev inimene ja tal on elus nagu mingid asjad. Ja ühesõnaga, no ma ei vastanud talle rohkem peale seda ja sinna paika see jäi, aga üleüldiselt muidugi nagu ma ei taha nüüd kõlada väga jobult, aga veits kõlan kindlasti, et ma arvan, et see inimestele väike õppetund ka, et mitte siis sellises olukorras laenu anda tulevikus, kui oled nii-öelda kõrvetada saanud, et neid olukordi võib elus ikka tekkida, kus mingid eriti, kui sa oled spordipanustajate kommuunis. Ei no ma arvan, et mingi gamblerite kommuunis nagu ma põhimõtteliselt ma ütleks 0%, et ma oleks kellegi lihtsalt laenu. Ma ei annaks isegi sulle laenu, kui sa küsiks nagu, et nagu... Mulle ei annaks laenu? No kui sa räägid mingist no selles mõttes, et inimene, kes nagu tahab gamblida ja siis selle jaoks ma ei anna nagu laenu, et
kui sa oled päriselt nagu okei gambler või sul elus läheb hästi, siis sa ei küsiks laenu. See on nagu fakt, et just see eriti veel võõrastelt inimestelt nagu mingi internetis, et see on kõige lihtsam asi, et mängija või kui sa arvad või kui keegi presenteerib ennast, ma muidugi ei mäleta, kas see Bonzo nagu presenteeris üldse ennast kui nagu väga head spordipanustajat, võib olla, aga nagu nendest panustest oli näha, et see on nagu kindlasti mitte, onju. Aga et kui keegi nii-öelda, kui inimesel on bankroll management paigas, siis tal ei saagi tekkida mitte kunagi olukorda, kus ta peab küsima võõralt inimeselt laenu. See on lihtsalt nagu, sellist olukorda ei saa tekkida, et ja ei no see Bonzo, ta mulle kirjutas ka ju nagu alguselt kohe mingi ülipika teksti, mingi nagu muu seast, ta otse ei laenu ei küsinud. Ma küsisin, et tahad laenu saada, et 0% ma annan sulle laenu. Sa ei parem kuulnud juba? Ei, ma ei olnud. Ta oli minult küsinud enne ja siis ta küsis sinult ja siis... Võimalik, no igal juhul jah, ühesõnaga, no ma ei tea, meil ei olegi nagu selle teemaga nagu kuhugi väga minna rohkem või on või? No nii palju ongi, kui et me lihtsalt paneme nagu südamele, et üks asi on veel, et ma ei tea, kas me tahame seda välja öelda, võib-olla nagu alusetu süüdistus, aga on siin kõlakad ja võib-olla ma ei hakka saates siin välja ütlema, aga võib-olla mõni pädevam inimene võib siis chatis selle vihje ise anda, et jah, on kahtlus, et nagu Posto ütleb, et on kahtlus, et et Bonzo on tagasi siis teise nime all, Poston ütleb, et see on kratt. Et ei taha kedagi otseselt süüdistada, niimoodi võib-olla mingid uut kasutajad, kes on tulnud, aga jah, on nagu teatud mustreid. Lambist mingi täiesti tavaline tüüp, vaata mingi ma vaatan saadet. Maksa võlad tagasi. Et ühesõnaga... Okei, sorry. Mina lihtsalt tahtsin tõsta, et kui keegi pöördub teie poole mingi kahtlase asjaga, siis ma lihtsalt panen südamele, et andke sellest meile teada, et me saaksime siis nagu kommuuni selle eest kaitsta Kai ja Kristjan. Vabandust. Ja üks asi ongi, et kui mingi veider asi võib alati küsida meil kommuunist või meilt ka, et kui mingi pettimisega seoses mingi kahtlane asi, et kas see tundub reaalne või mis iganes, ja no teine teema on ka, et ma sellest väga pikalt ei räägi, aga noh, panustamises on ikka see, et limiteeritakse kontosid ja siis kasutatakse teiste kontosid, et ka seal sellisel viisil on nii-öelda inimesi üle lastud, et ei ole kokkulepetest kinni peetud, et nagu kui sa tahad kellegi kontot nagu kasutada nii-öelda, aga see raha käib läbi teise inimese nii-öelda pangakonto, eks ole, et me ei ole sellest multi-accountamisest oleme veits nagu rääkinud, aga noh, see on paratamatus spordi panustamises, et siis see on ka nagu ikkagi nagu selline risk, et pigem nagu kui sul on uus inimene, võõras inimene ja sa tahad seda teha, siis mitte kunagi nagu väiksemate summadega. See on igal juhul, kui sa midagi sihukest teed, siis niikuinii see on sinu risk, vaata. On minu arvamus. Ei, no ilmselgelt jah, aga jah, et ja võõraste inimestega nagu siukseid suuri summasid nii-öelda üldse läbi käitleda, siis mõtlen nagu enne 2 korda järgi, et kas see on seda väärt ja pead arvestama selle nagu riskidega. Okei, päris hirmsad jutud said räägitud, et Andre. Jah, tervitused Kristofferile, et ilmselt ta kuulab ja kõigile. Näiteks Kristoffer on elu üle vahest järgi ka mõelnud. Ma ei tea, mis sükeste inimeste peast toimub. Või ta nagu pigem on see, et järgmine skeem nagu, et ta nagu tagasi ei vaata. Make it, fake it till you make it. Aga ei... Koobi ütles, et 11-0 kuni... Ei, no selles mõttes, et sama, mis Kristjan ütles põhimõtteliselt, et olgu see nagu kõikidele väike nagu õppetund ja ei tasu nagu igale inimesele laenu anda, et see nii-öelda snowballib nagu väga kiirelt ja sa mõtled nagu küll, et väga tore nagu tüüp, aga tegelikult seal võivad olla nagu päris nii-öelda koledad nagu asjad taga, et pole ärge nagu lihtsalt mingi suvatüüpidele andke võlgu. Kui midagi sellist on, siis väga oluline on seda nii-öelda nagu teadlikustada kõikidele, et kui sult juba küsitakse, siis ilmselgelt sa nagu ei pruugi kindlalt esimene inimene olla. Et siin võib-olla teistelt samal ajal küsitakse või tulevikus ja nad on nagu heldema südamega, et jah. Aga selle kõige lõpetuseks me pole tänast saates veel kordagi kõlli lasknud, laseks kõlli. Jah. Praktiline panustamine. Nii, aga hirmsad jutud räägitud, oleks aeg teha siis
mõni panus ka spordipanustamise saates, et me pole täna panustamisest otseselt niimoodi rääkinud, et ma ei tea, kellel on midagi head. Oota, kommentaariumis keegi ütleb, et Oskar, Eesti Laul 2016 artistid selguvad täna-homme. Varsti hakkame printima, seda ütles Reba Reaalne siis, et juba ei jõua ära oodata, millal saaks jälle Eesti Laulu episoodi teha. Aga niikaua kui seda veel ei ole, siis paneme Kuulbeti ette. Äkki Martin aitab meil Kuulbeti ette ka saada ja Kristjan, kas lähed esimesena rünnakule? Mul on tunne, et see laptopi aku muidu hakkab väsima, et teeme kiiresti. No teeme kiiresti. Mis me siin Kuulbetis paneme? No minul on üks panus. Nii, kus me näeme? NBA. Mis sport see on? See on korvpall. See on sport või see on meelelahutus? Ai, kui pahandus. Mõned inimesed ütlevad, et see on ikka nagu... Ja annan siit laadi ja Kristjanile, et meil pilt eest ära ei läheks. See on natuke nüüd ära liikunud see, mis ma tahtsin panustada, aga ma tahan panustada Paolo Banchero under 24,5 punkti 2.16, sest ma lihtsalt arvan, et Charlotte Hornets on selline kaitsetiim, et see on minu panus. Ei, tegelikult on lihtsalt... On Kneupel kuna lock him up, jah? Jah, et tegelikult on sellest, Banchero on siin natukene olnud viskamisega hädas siin hooaja alguses, pluss siis eelmine hooaeg, mis oli ta senise karjääri parim hooaeg. Selle raames on ta ka nii-öelda sellele liinile rohkem kui 50% alla teinud, et siin ma praegu täpselt analüüsi ei jõua teha, mis see Charlotte Hornetsi defense on, eks ta ilmselt... Sa oled selle varem ära teinud. Aga ma olen selle varem ära teinud, ühesõnaga väikest plussi veed siin saab. Kui ma just 150 panen esialgu 100, ma vaatan, et äkki ma leian mingi suurema ootsiga asja veel, aga ma annan vahepeal teistele ka võimaluse panustada. No minul igatahes ei ole mitte midagi. 2.15 on keegi jõudis mist ette juba selle aega. Ei, 2.25 oli enne, kui ma seda vaatasin. Oi, selleks täitsa suspendi. No siin jälle on ikkagi spioonid on peal juba. Spioonid on peal. Väga... See oli 1.9... Ei oota, see on 2, okei. Siin vist midagi natuke justiti, aga... Mingi liin tekkis juurde, mis on kinni. Okei, 2.15 on endiselt hea. Sa ütled, et 2+ on okei, jah? Jah, ütleme nii, et eks ta juba siin nagu piiri peal on, et see on natuke pead arutama seda Charlotte'i kõige teravamad kaitset sisse, aga jah. Kristjan, mis ise paned? Mina? Ja. Mul ei ole midagi hiilgavat ausalt öeldes, aga pool unitit ma ise panin täna Pariisi korvpallimeeskonnale võõrsil Milanoga. Hind on muidugi saate algusega võrreldes langenud veel, et ma olen nüüd tabaras olukorras, et ma teen selle panus ära, mis seal ikka, aga ma ise võtsin 2.45, et ma arvan, et see 2.33 on siuke väga piiri peal juba, aga ei, mulle Pariis meeldib, et siin on nii-öelda ühepäevase vahega mäng. Milanil on 4 mängijat vigastatud, sealhulgas nende nii-öelda parim tagamängija Lorenzo Brown ja 3 korvialust mängijat, sealhulgas ilmselt nende overall parim mängija Zach Ledey pluss põhitsenter Josh Nebo ja nüüd sai ka varusenter Usmane Diop vigastada, et üle päeva, ma arvan, see Milanil on suht raske, et ja Pariis vastupidi siis mängib pika rotatsiooniga ja ma arvan, et seda energiat on neil täna rohkem, et selle pealt võiks Pariis Milano ära hammustada. Ja ma ei tea, ma panen 150, kui siin kellelgi mingid väga häid panuseid ei ole. No pane. Või ma mõtlesin, sa paned 100, et äkki mul on siin... Ma panen 100. No panen 100. No mul midagi on, jah. Mulle meeldiks... Kui sa vaatad Shea Gilgeous-Alexandri defensive stats, kaitse nii-öelda stats, et see NBA sport jälle. See on see NBA sport, jah, et ma jääksin NBA mängijate peale, et vaadata siin näiteks Shea vahelt lõikeid, et neid talle meeldib teha. Ja kui seda saaks ka siin mingi 2,1 otsiga, siis... Mis kategooria see on? See peaks olema mängija vahelt lõikeid, kui on. Või sa võid vaadata näiteks mängija blokid plus stiilid, me võime ka neid vaadata. Aga neid enam ei ole või? Okei. Siis ma... Kus maailmas sa elad? Kus sa neid stiile nägid? No nagu enne nägin, aga ju ma siis eksisin. Ma pean siis vabandama kõikide vaatajate ja saatejuhtide ees. Jah, kombos. Või vaata, kas bloks plus stiil on olemas siuke market nagu blokid ja stiilid kokku panduna.
ei leia. Oskar tundub, et juba näeb siin kummitusi, aga Halloween pole isegi veel käes, et väga Okei, ei ole jah. müsteerium. No näe, vaata, siin on, okei, teistel turgudel on nagu olemas, lihtsalt sellel mängul ei ole. Okei. No siis... Okei, teeme joppas kuulb. Teeme minu panus ära, et ma siin kiirelt vaatasin ja mine NFL-i alla palun ja võtta selline mäng nagu Chargers versus Titans. Ja kuna ma olen ikkagi suur NFL-i fantasy entusiast ka, siis Tennessee Titans, kes on nagu olnud väga halb see aasta, palun mine player rushing yards, siis neil on 2 running backi, kellest üks siis on Tony Pollard ja teine Tajay Spears ja nii palju, kui ma olen kuulnud ja lugenud treeneri väljaütlemisi ja meedia väljaütlemisi, siis seda Tony Pollardit nagu natukene shopitakse ringi ning treenerid ka näevad, et Spears võiks nagu suuremat rolli kandma hakata tulevikus ja ma petiks 26,5 overit sellele mehele ja kuna ma kiirelt ka vaatasin, siis 365 on 28,5 see liin, et siis 2 jaardi maast leitud. 2 jaardi maast leitud ja ka sellise väikse nii-öelda over-underiga ilmselt suht oluline ja see nii-öelda mängu gamescript ilmselt on ka selline, et kuna see Spears on nagu palju parem nagu palli püüdev mängija, siis kui nad jäävad nagu kõvasti Chargersi vastu taha, siis teda nagu kasutatakse rohkem running backina, sest et ta nagu oskab palli paremini püüda ja siis ta ilmselt saab nagu neid rushing attempte tänu sellele ka rohkem, et jah, selline on minu panus ja... Sulle rushing attemptid petti meeldinud? Seda meest ei ole seal, et ta on... No teeme 150, on sul veel panus? Ei, mul ei ole veel, et ma korjasin selle mehe fantasy's ka üles, et see on nagu garantii, et ta nüüd hakkab tegema. Meil on siis 150 eurot vist veel, kui ma ei eksi, et mis me teeme, Oskar? No... ega ma siin midagi väga ei leidnud, kui sul on endal äkki mõni MMA, et mul korraks jäi pilk peale Jimmy Butler üle 19,5 punkti saab ka nagu nii-öelda rohkem kui 2 otsiga. See on siis liin, mida ta nii-öelda varastad Miami Heat'i särgis väga suure kerglusega nagu ületas, aga siin võib-olla Warriorsi särgis nagu nii palju Horfordi 4,5, seda on ka kõvasti üle teinud. Seda on kõvasti üle teinud. No Butler on hästi alustanud, aga jah, ma nagu siin, ma ei ütle, et see on mingi superhea, aga praegu niimoodi kiirelt, kuna pidi reegel. No teeme 100 ja siis teeme 100. No mis sa ikka? No teeme. Usaldame sind. Usaldame. Ja usaldame Jimmy Butlerit. Jah. Kuulsid, et Jimmy Butler oli kihlveo teinud Curry'ga, et ta peab 3 vabaviskit parema protsendi. No see oli juba sisse arvatud. Kui hea see bett on sinu arvates? No see on väga-väga suure miinus EV-ga bett, et... Mis ta tegi panuse? No ta panustas, et tegi kihlveo Draymond Greeniga siis, et tema vabavisete protsent on peale seda hooaega siis kõrgem kui Steph Curry'l. Olgu öeldud siis, et 874 mänguga on Jimmy Butleri vabavisete protsent 84 ja no Steph Curry'l ma ei hakka vaatamagi, ma peast öelda, et see on üle 90. Vaatame üle, kas on ka 91, et tundub, et ootsid kõvasti on Butleri vastu. Loodame, et siis nii-öelda responsible gaming. No Jimmy on muidugi väga hästi ju hooaega alustanud, et Golden State oli üldse suht... Mulle sellepärast ma selle betti tegin. Vanamehed näevad ikkagi suht teravad veel. Peaks tulema, ma räägin. Draymondiga, Alli Habemega ka paneb tongi seal mõnele, kui vaja väga on. Nii et ma saan aru, me peame need 4 asju kombosse vahelduseks hitime ja... Ma panin see Panchero, sest need liinid üldse eemaldati kusjuures. Aga ma võtan Spearsist ka veel suurema varuga, et kuna siuke kombo ja me võiks vahelduseks hittida ka, siis läheme kindla peale. Ma saan aru, et Pancheroga võtsid ka nagu kõrgema liini ja madalama otsi. Jah, seal ei olnudki võimalust võtta eelmiseid, sest need olid ära kadunud. Sind sunniti tegema strateegiliselt. Ja ma võtan ka Pariisi plus 3,5, et kui see on näiteks Marko Kudurit seekord mängu lõpus ei puterda palli ära ja viskab game winneri. Et 50 teele ja siin muidugi, vaata, ma läksid Pariisi otsid paremaks isegi. Niimoodi, siuke disrespektne. Ühesõnaga 550 tagasi, et tagasihoidlikult, aga vahelduseks võtame võidu ka. Aga kuule, oleme siin pikalt jauranud, et panused on tehtud. Inimesed lootavad, et... Halloweeni raha, et te kõik saaksite kostüüme osta ja kõrvitsaid ja... Minna Mati Alaveride ja Indrek Reinbokkidena tänavatele. Hullama. Nii et lähme teeme loosi ära.
kas läks läbi, küsib Kristjan Kombo. No eks me saame seda hiljem menetleda, aga kuule, ma arvan, ma ei näe seda. Okei. Me saame peale saadet seda ka veel siin. Okei. Inimesed ei jõua ära oodata, et ma saan aru, et tigude võistlus tuleb, et see on eraldi starter. Eraldi starter, jah. Andruse nii-öelda jaoks on pandud, aga oi, see on ju ikkagi... Silmailu. No mõnel ikkagi nõrgema närviga võib sinna epilepsiaak tekkida seda vaadates, et... Aga mis me siin pikalt jaoleme? Lähme. Ja muidugi Schofield, vabandust, Super Mario from Estonia ütles, et tema, issand jumal, kuna... Siin läheb aega. Ta ütles, et ta tahab olla esimene mees, kes 3 korda võidab selle asja ära, et... Kuigi üks on juba võitud ju. Ei ole. John Jones on 2 korda, aga Kalevipoeg... Kalevipoeg 2 korda võitud ja korra naine. Aga korra ta ei olnud tulnud kohale. Ta ei saanud. Aga ta on võitjal ikka. Huvitav, kas Kuna on kohal seekord, et või ta isegi ei osalenud? Kes on Kuna? Kuninho, vabandust, et... Huvitav. Tema eelmine kord jäi siis 5 saadest eemale, sest ta osales... Maleturniiril. Käis oma firmat esindamas firmade maleturniiril. Ütles, et oli 5. number ka, aga... Tasus ära 5 soti eest. Hoia Pervaturjan liigub valele poole täiesti. Ja Orav võtab siit... Orav või tigu, ma ei tea. Ma pean tunnistama, et see oli kõige kohutavam see nagu mingi võistlus, mis meil on kunagi olnud. See oli nagu päris halb. Ei saanudki täpselt aru, mis siin toimub, aga Orav on igal juhul juba teavitanud ka oma kohal olust. Palju õnne, Orav! Teeme üks aplausi ka, et... Ma ei saagi, kas nüüd Reimar kirjutas. Maarja teab öelda, et Orav on Gert. See on ühine tähistamine. Jah. Gert Kullamäe, kes käib lastele pakkumas Phoenix-Beti rätikuid. Ega raha ja haise igalt poolt saab võtta. Absoluutselt. Kolmas reesk. Napilt kolmas, selle napilt asjaga tuleb Ansipil veel üks napilt ka. Aga okei, meil on veel 2 25 eurost lohutusauhinda ka ära anda. Ma ütlen ausalt, ega meil see nädal olid üsna vaimuvaesed postitused. Midagi väga head ei olnud, aga... Pane ise siis. Mitu panust sina oled üldse pannud sinna Discardi? Ma olen nõus. Oskar on ikka kõva näpuga näit. Kõrvalt on kõva. Toidukriitika. Ei, ma annan ma näen siin uut nime, kes pani Kuulbetimäe kirja keskmisest pikema selgituse, miks ta panustas ühe kaheosalise seeria A kombo ja ma olen ka näinud, et see inimene osales täna nii-öelda vestluses ka saate ajal ehk uus nimi. Võimalik, et see on Kalevipoja onu või tädi, ma ei tea, aga minu jaoks uus nimi. Või Bonzo. Eyes on Blinds on täiesti siin olemas, et ma annaks... Bonzo äkki juba spekuleeritakse, et on mees. Eyes on Blinds on võib-olla Bonzo, aga no siis... See oleks ultimate... Et Eyes of Blinds, kui sa siin kinnitad kõigile, et sa ei ole Bonzo, siis 25 eurot Kuulbeti kontole. Ta ei tea kuulda sattunud. Ta on juus, ta ei saa üleski ära. On sinu, aga selleks, et sa seda saad, peaksid sa siis panema Whisper. Ta on Gonzo, jah, aus. No väga hea, siis ei ole Bonzo. See on vend tal. See on hoopis Gonzo. Nii, ja üks on veel anda, ma saan aru. No minul ei ole anda, aga ma arvasin, et... Sa lubasid, et sa ütlesid, et sa ei oska isegi valida, sul on nii palju võimalusi. Kas me siis anname... Anname sellele, kes teiseks jäi. Anname sellele, kes teisele, jah. On meil selge... Kes? Sa juba said äriklassis ka. Kes kolmandaks jäi? Siin ju... Ansip! Ansip jäi kolmandaks, jah. Kas Ansip... Vaata, mis Ansip postitas. Teeme ausalt, jah, et soovitan kõikide, et sinna meil hakkab nagu tekkima selline nii-öelda hetk, kus kogu aeg ainult samad inimesed nagu panevad mingisuguseid kommentaare. Seal on nagu panused, aga inimesed, kellele me oleme andnud juba, et me ei taha nagu nii palju iga kord samadele inimestele ka anda. Plus Boston niikuinii ju võitis juba suure summa oma kombaga, et mis ta selle 25 enam teeb? Oota, kas ma juba lubasin Ansipile või Ansip on ka saanud? Ta on kindlasti midagi. Ansip, oled sa saanud? Kuule, ta tegelikult sai vist. Kuule, aga anname siis 4. kohal hoopis Maarja, kes pole kohe kindlasti. Maarja pole kunagi saanud. Maarja pole saanud ja ta on Maarja muidugi paneb neid nii inetuid kombosid sinna nagu iga kord, et see on nagu... Maarja meil chatis olemas ka, mis sul enesekaitseks öelda on, aga anname Maarjale, ma arvan.
ikkagi tublisti. ja järgmine nädal olgu korralikud selgitused jälle olemas, et me saaks valida ka, et ja kui ei oska selgitada, tehke mingit nalja või midagi. Me oleme siin andnud, et kes teevad telefoniga oma arvutiekraanidest pilti. Maarja ütleb, et ta ei jaga sellest midagi, no aga rohkem vaadata. Aga tuleb need esimesed osad kõik ülevad, binge õhtu, mõnus, 10 tundi jutti. 10 tundi järjest saate vaadata. Petime episood 1, petime episood 2, petime episood 3 ja kuni 10-ni välja. Siis näeb seda vana nii-öelda Vin TV stuudiot. Mõtlesin, palju mulle maksma peaks, et ma vaataks need kõik ära. Ei praegu. Suured summad. 6. osa juures tuleb ühesõnaga, Maarja, sina ka, pane siis Whisper. Aitäh, et vaatasite. Kohtume 2 nädala pärast. Nägemist.